ja sellist meetodit ei saa kasutada, et sa asud kohe ründama sellisele vastu, et tuleb nagu rohkem jah. Sinna võiks täpsustama kooliks Eestis ja gümnaasiumis õpilastel võiks olema õigus valida. Ma tegelikult arvan, et 9. klass on ka nii, et ta lõpetab, siis ta peab valima ju. Saame selle õpilaste grupi kokku. Meil on võimalik 3 minutit, kus me soovime seda valida ka ainetada. Täpselt, et me saame, ma ei tea, prantsuse keelt õppida näiteks, kui ikka mingi pool kooli saab prantsuse keelt õppida. Ja siis paneme selle kirjadeks. Konferents ütles seda. Tiivaine valik õnnetus. Hea võissi jaoks. Okei, ma teen. Palju võiks teha? Eile vähemalt Lena operaator juhustab mind filmida. Kaljas tuleb Lena operaator juhustab mind filmida. Mis võiksid olla seos, sinna juurde lihtsalt täiendada, mis võiksid olla ausalt seosed õppetundides läbivõetava materjaliga? Tundides läbivõetava materjaliga? Päris hea mitu kohta see on. Mul on seal psühholoogia konspekt mul täpselt. Igas konfliktis on 2 asjapooled osapooled. Kunagi ei ole ainult õpetaja süüdi selles. Asja põhimõte on see, et õpilane ei tohiks osutuda sellisele laadukale, totakale rünnakule, et ta ei tohiks osutuda rünnakule õpetaja, kui vastu ta peaks ründama probleemi. Jah. Sageli... Küsimus on üks asi, et see, kas nad on huvitatud, teine on see, kas neil on... Jaa. Kas on ka õpilasomavalitsus saaks midagi aidata? Ütleme, igas klassis on mingi inimene, kes on sellise õpilasomavalitsusega volitatud esitas jälgida korda klassidega, neid korralikult. Et mida siis tänane üritus nagu andis õpilastele? Tähendab, minu nägemus sellest on selline, et tänasest üritusest peaks algama Eesti õpilasomavalitsuste liitude aktiivne koostöö. Ja tänasest päevast võib-olla täna on see päev võib-olla, kui hakkab juba Eesti õpilasomavalitsuste liit hakkab siis juba tõsist tööd tegema ja Eestis siis ütleme, et ta hakkab endast muljet jätma ja märki maha panema, tegusid tegema. Siis veel, et mis on selle õpilasomavalitsuste liidu nagu peamiseks ülesandeks? Minu nägemus sellest on, et peamiseks ülesandeks on ühendada Eesti õpilasomavalitsuste liitu, see tähendab aktiviseerida nende koostööd ja organiseerida nende koostööd, sellepärast et kui õpilasomavalitsuste liidud, siis juba need väiksemad olgu need 3 kooli liidud või 10 kooli liidud, kui nad siin koos käivad, nad saavad väga palju uusi ideid. Nad saavad suhelda teineteisega ja see annab neile edasiseks ka palju neid mõtteid, kuidas tegutseda, mismoodi tegutseda ja missugust taktikat valida, et tegutseda. Suur aitäh! Palun! Selge? Liidu nimegi pikalt. No ma arvan, liidu nimi tuleks ikka välja kirjutada.
pikalt välja. Nii, ma arvan, et sellega on siis alus pandud Eesti õpilasomavalitsuste liidule. Siia 3 eksemplari igale liidule, nii et anna palun 3 igale. Nii, kas keegi veel?
Nii, lähed räägiksid läbi siis selle, mida redaktsiooni toimub muutis siis selles reglemendis. Esimene asi, mille juhiti tähelepanu, said ära see, et nüüd reglemendis kirjastada ikka nagu peab olema punkt 1 ja punkt 2, mitte esiteks ja teiseks ja nii edasi. Nii, järgmine asi on punkt 4. Nii, punkt 4. Parandus. Tule eest ära. Punkt edaspidi hakkab välja nägema siis niimoodi, et kaob ära, tähendab see liige, kes delegeeritakse asendama, on siiski hääleõiguslik. Demokraatia põhimõtteid järgides tuli 2 punkti jõustatud ära. Juurde tulid need, et iga alatised liit delegeerib volikogus selle kalendriaasta ulatuses. Ja ära kadus siis see punkt, et Eesti õpilasomavalitsuste liidu liit. Ja veel üldkogu juures punkt 40. Eesti õpilasomavalitsuste liidu liikmeskandidaati õpilasomavalitsuste liit peab olema osalenud vähemalt. Mis on vastu? Kas keelda 2 hääle? Eesti liidus, ma ei tea, 100 liidu. Võtsime rohkem lihtsalt, ei võtnud mööda. Osadel on 2. Juba panidki ära. Reglemendi pool, nende sedelit oleks siia ja kes hääletavad vastu, siis need paluks ja paneksite sinna. Nii ei saa. Algab siis hääletussedelite lugemine. Ma arvan, et ära löö last, jumal tänaks. Väga huvitavad sedelid on nüüd üldse. Olen vastu. Ui, vastu tuli. Nii, seminarile. Seminarile. Veel pool päeva. Yes! Ma ütlesin demokraatia. Kes oli Karl, see oli meie terve. Kes oli vastu? Iga poolt. Ei ole 2 kolmandikku. 2 kolmandikku. 2 kolmandikku, jah. Miks siis kes vastu? Kohal oli jah. Ootame, et sinu Harta nii seda. oled saavutatud mingi ebatäiusliku reglemendi. aga miks sa ei teinud muudatusettepanekuid? Nüüd on aeg teha parandusmuudatusettepanekuid. Aga loomulikult minna sinna ja kui kaua me aega anname? 10 minutit. Sellepärast selleks oli enne aega terve öö, kui seda kokku pandi. Ja enne oli ettevalmistusaeg kõigil esitada muudatusettepanekuid, mida ei tulnud. Reglement pandi kokku. Tulge, järjest tulge. Ei pane kinni valesti aru. Väga hea. Jalgu filmida, onju. Ei no, väga hea. Juhtinud juba selle tähelepanu. No näiteks harta vigada läbi. Lähme siis On see õige asja? Näete, siin on siuke asi, et Eesti õpilasomavalitsuste liidu liikmeks on harta alla kirjutanud õpilasomavalitsused, kes kuuluvad vähemalt 3 üldharidus- ja eri- või kutsekooli hõlmavasse liitu. Jaa, see on kriis oli. Me teame, kes need ülejäänud 4 olid, kuna mingi Maria Savisaar rääkis õigusel, kes need ülejäänud 4 olid. Läks välja. No arutame, kes on neil. Kõik alla. Harta on alla kirjutatud, harta muutusettepanekuid võetakse vastu.
Seda ei saa nii väga tihti ikka teha. Aga teeks sellise asja, et teie, kes kõik vastu hääletasite, ütlete välja, miks te vastu hääletasite ja räägime nendest punktidest, mitte ärme jahu iga. Kõik oota, aga öelge, et kellel 2 häält on? Minul. Minul. Minul on 16 häält. Meil on mingi probleem, et äkki... Kes on see siis? Volikogu. Karlo, tule! Karl, tule jah. Täitsa oma ju, kes seda ei juhata. Mille me vaidlus käib välja? Sellest tulenevalt täna reglementi vastusta ei saa. Nii,